Nii, ja alustame oma päeva viimase paneeliga. Kas internet on inimõigus? Ja mul on ääretult hea meel, et selle sissejuhatava avakõne teeb Minna-Liisa Lind, kes on Välisministeeriumi globaalküsimuste asekantsler. Palun, Minna. Nii, head pärastlõunat kõigile. Ma nüüd ei teagi, kuhu täpselt vaadata, vaatan igale poole. Mul on väga hea meel täna siis pärastlõunal seda internetivabaduse paneeli siin sisse juhatada ja tegelikult ma alustuseks tahtsin ka väga soojalt tänada neid korraldajaid, kes selle konverentsi on kokku pannud. Enda kogemusest tean, kui raske selliste asjade korraldamine on ja olen ka väga rõõmus nende fookusteemade üle, mis siin täna on kokku pandud ja kõlanud. Ja loomulikult ka tänase praeguse paneeli keskmes on need küsimused, mis meid kõiki puudutavad, ehk siis internetivabadusega seonduv. Ja kuna Eesti on olnud muidugi e-valitsemise teerajaja ja see ongi võib-olla põhjus, miks on õige siin meil praegu arutada nende küsimuste üle, et kuidas tehnoloogia ja inimõigused ristuvad. Eesti kogemus on olnud paljudele eeskujuks, aga selge on ka see, et me peame ise mõtlema sellele, kuidas säilitada digitaalsed vabadused kiiresti muutuvas maailmas. Internet on muutnud meie elukorraldust selgelt, seda, kuidas me töötame, kuidas me suhtleme ja on toonud inimesi üksteisele lähemale, võimaldanud juurdepääsu teabele ja andnud paljudele inimestele võimaluse oma hääl kuuldavaks teha. Kuid internetivabadus on palju enamat kui tehnoloogiline edusamm. See on õiguste ja vabaduste alus. Internetivabadus tähendab õigust vabale eneseväljendusele, teabele ligipääsule ning osalemist digitaalses maailmas tsensuurita või jälitamist kartmata. Seetõttu ei ole internet enam lihtsalt tööriist. See on saanud üheks põhivabaduste nurgakiviks. Võimalus ennast vabalt väljendada, saada teavet ja veebis organiseeruda on lahutamatult seotud meie õigusega sõnavabadusele, privaatsusele ja kogunemisvabadusele. Paraku aga, nagu me näeme, on need õigused üha suurema surve all. Üle maailma näeme tsensuuri, jälitustegevuse ja manipuleerimise kasvu internetis. Autoritaarsed režiimid piiravad ligipääsu teabele, vaigistavad teisitimõtlejaid ning karmistavad kontrolli interneti üle. Internetivabadus maailmas on languses juba 14. aastat. Paljud riigid kasutavad ka erinevaid laimu, vihakõne, küberkuritegevuse, valeuudiste ja terrorismiga võitlemise seaduseid ära sõnavabaduse piiranguteks. Interneti kasutamist piiravaid riike ei tule kaugelt otsida. Eesti agressiivses naaberriigis Venemaal on ÜRO info kohaselt blokeeritud enam kui 1,7 miljonit veebilehte. Rohkelt näiteid saab tuua ka mujalt maailma piirkondadest. Ja sealhulgas tuleb arvestada, et interneti kinnipanekul või piiramisel võib olla otsene oht ka inimeludele, näiteks haiglate toimimise kontekstis. Samal ajal tekitab tehnoloogiaettevõtete kasvav võim ja nende kontroll info leviku üle tõsiseid küsimusi privaatsuse, autonoomia ja väljendusvabaduste osas. Kunagine vaba ja koostööpõhine internet on ohus. Eestis, kus digitaalne innovatsioon on rahvusliku uhkusallikaks, on need küsimused eriti olulised. Tehnoloogia lõimumine riigijuhtimisse on teinud Eestist teerajaja, kuid isegi siin jääb keskseks küsimuseks. Kuidas tagada internetivabaduse säilimine? Kuidas jätkata digitaalse innovatsiooniga, aga samas tagades inimõigusi? Seetõttu ei ole internetivabadus pelgalt tehnoloogiline või taristu küsimus. See on eelkõige inimõiguste küsimus. Igalühel sõltumata taustast, veendumustest, keelest või asukohast peab olema võimalus vabalt oma mõtteid väljendada ja teabele ligi pääseda, kartmata seejuures repressioone. See tähendab ka privaatsuse tagamist, et inimesed ei peaks kartma jälgimist või oma isikuandmete ärakasutamist. Nende vabaduste tagamine ei saa olla valikuline. Need on demokraatia ja õiglase ühiskonna alustalad. Internetivabaduse kaitse ei olegi ühegi üksiku riigi vastutus. See on ülemaailmne küsimus. Kuna tsensuur ja jälitustegevus on aina levinumad, on äärmiselt oluline, et rahvusvaheline kogukond teeks koostööd, et kaitsta sõnavabadust, privaatsust ja ligipääsu teabele. Eesti on näidanud, et on võimalik üles ehitada turvaline, innovatiivne ja läbipaistev digitaalne ühiskond, kus austatakse inimõigusi ja põhivabadusi.
Eesti on integreerinud digitaalse kirjaoskuse, küberturvalisuse ja õiguslikud kaitsemeetmed, et luua avatud ja turvaline küberruum. Ja just neil nimetatud põhjustel on Eesti sel aastal taas internetivabaduse koalitsiooni eesistuja. Eesti oli koalitsiooni eesistuja esmakordselt ka 2014. aastal. Ka siis olid maailmas keerulised ajad, aga usun, et keegi siit saalist ei vaidle vastu. Praegu on olukord maailmas palju hullem. Seetõttu lasub Eestil 42-liikmelise koalitsiooni juhtimisel suur vastutus, arvestades seejuures ka Eesti kõrget kohta internetivabaduse edetabelis maailmas. Meie eesistumise jooksul keskendume 2 peamisele prioriteedile. Esiteks, et koalitsioon osaleks selle aasta jooksul aktiivselt rahvusvahelistes internetihalduse protsessides, mis arvestades tõesti seda keerulist maailma dünaamikat on väga oluline. Ja Eesti e-valitsemise lahenduste tutvustamisele, nende ülemaailmse rakendamise võimaluste leidmisele, et vähendada digilõhet. Digilõhest on palju räägitud ja siin on mitmeid näiteid, aga ühe väga kõneka näitena tooksin ma esine maailmast Kongo Demokraatliku Vabariigi, kus vaid 1% majapidamistest on ligipääs internetile. Ja elanikkonnast kasutab internetti vaid 27%. Eesti on ka kuni juulini 2025 koos Saksamaaga meediavabaduse koalitsiooni kaasjuht, mis on selles mõttes oluline, et suur osa meediast on ju meil online ja internetivabadus on ajakirjanike töös äärmiselt oluline. Ehk siis 2 meie koalitsiooni tegevust saavad kokku. Kutsun teid täna arutlema selle üle, millist tulevikku me internetile soovime. Kas tahame tulevikku, kus samad vabadused, mida me hindame veebiväliselt, kehtiksid jätkuvalt ka internetis. Aitäh ja edukat paneeli! Ja mul on au kutsuda viimase paneeli esinejad lavale. Palun Shura Halimova Tadžikistanist. Patricia Shaw, Ühendkuningriik. Hille Insberg, Eesti. Hillet te kindlasti teate. Konstantin Komaitis, Šveits. Ja paneeli modereerib Maarja Kask, Välisministeerium. Aga Maarja, mul on sulle paar küsimust tegelikult, et kas sotsiaalmeedia on inimõigus? See on väga hea küsimus. Ma arvan, et see sõltub sellest, kas me defineerime inimõigusi ainult sellena, mis on kuskile kirja pandud, kuskile deklaratsiooni, või me defineerime seda justkui nii, et iga inimene ütleb ise, mis on tema jaoks inimõigus. Hästi, anna mulle nõu. Facebook ehk Meta, kes meiega suhtleb, on Inimõiguste Instituudi Facebooki lehe kinni pannud, me sinna ligi ei pääse. Me pool aastat juba suhtleme. Nemad kirjutavad meile, et parandage lehekülg ära, siis avame. Meie küsime, mis me valesti tegime. Nii me saadame pool aastat üksteisele kirju. Aga kas need kirjad on online'is? Jaa, seal on täiesti konkreetne inimene olla. Aga hästi, jätkame, palun. Aitäh. So everyone, thank you for making your way here. Suur tänu, et kõik saite tulla Eestisse. Ja kui mul paluti modereerida seda paneeli, siis ma mõtlesin ka selle peale, kuidas seda teemat sisse juhatada, sest me räägime internetivabadusest järgmise 1,5 tunni jooksul. Ja ma mõtlesin ka selle peale, et ma tahaksin teile rääkida sellest, mis on suhe inimeste ja tehnoloogia vahel, tuginedes oma enda kogemustele. Ja loodetavasti see aitab paneelil mõtteid seada. Nii et millest ma olen aru saanud on see, et iga põlvkond tegelikult kogeb elu teistmoodi, vaadates oma vanemate põlvkonda, kes on 60 aastate keskel, sest nad on igapäevased interneti kasutajad, kasutavad seda hästi ja mitte eestlaste jaoks siin, sest nagu te teate, meil on kõik asjad niikuinii internetis. Nii et maksude jaoks läheb 2 minutit, nii kui ameeriklasi siin, siis ma arvan, et te olete kindlasti kadedad. Aga samas ma ikka tunnen, et
See on nende jaoks võõras, kuigi nad kasutavad seda iga päev ja teevad seda hästi, ikkagi see on nende jaoks võõras, see on midagi eraldiseisvat. Kuid ma olin umbes 5 aasta vanune, kui ma nägin esimest laptopi, minu isa tööarvuti, mille ta koju tõi. Ja kõige parem hetk oli see, kui mina ja minu vend, kui meil lubati ühte mängu mängida, mis meil oli disketi peal. Ja kui te olete nooremad kui mina, siis te ei tea, mis see on diskett. Ja kui te ei tea, siis teil on kõik hästi läinud. Ja mis mul on väga elavalt meeles, oli see üllatus minu isa näol, kui paari minutiga instinktiivselt ma suutsin arvutis teha selliseid asju, mis võttis tal tunde, et selgeks õppida. Ja kui tunnete ennast nüüd vanana, siis te ei ole üksinda. Ja ma ise ka saan aru, et mina olen nüüd osa sellest vanemast põlvkonnast. Ja see juhtus siis, kui ma nägin ühte teismelist, kes oli TikTokis bussis. Ja kui te olete näinud, kuidas nad seda teevad, see on niimoodi. Poole sekundiga nad oskavad hinnata, kas on nende jaoks huvipakkuv või mitte. Ja minu jaoks šokeeriv, kui sujuvalt see neil läheb. Nii et seetõttu ma hakkasin mõtlema selle peale, milline on järgmine põlvkond. Ja see, kuidas meie suhestume tehnoloogiaga, muutub iga põlvkonnaga. Iga põlvkond on tihedamalt tehnoloogiaga seotud kui eelnev, nii et see ei ole raske ette kujutada, et mingil hetkel see vahe inimeste tehnoloogia vahel kaob ära. Ja ma tahaksin rääkida internetist kui informatsiooniallikast, sest see ongi see, mis on interneti sisu. See on informatsioonikoond. Ja kui me nüüd mõtleme selle ühenduse peale, siis meil on inimesed, kelle käes on lõputu informatsioon. Mõelge selle peale üks hetk. Ja kuidas see on seotud internetivabadusega? Siis ma arvan, et küsimus meie ees on see, et me teame, et see liitumine tuleb. Mida see tähendab meie jaoks? Kuidas me saame selleks valmistuda? Et me saaksime tagada, et me oleme siis kõige parema versiooniga seotud. Ja meil on suurepärase paneeli osalejad, et aitavad meil seda välja mõelda. Ja alustame siis kõigepealt avasõnavõttudega. Ja kui võimalik, siis ma palun, et te räägiksite ka sellest, mida me eeldasime, milline internet võiks välja näha mingil ajahetkel, milline see oleks siis ideaalses maailmas. Aga kirjeldage ka seda olukorda, kus me oleme praegu, milline see internet praegu on, kui erinev see on sellest nägemusest, mis meil oli. Hille, palun. Suur tänu, mul on väga hea meel siin viibida, suur tänu kutse eest, suur tänu selle võimaluse eest. Kui me saaksime vaadata mõnda slaidi, mille me ette valmistasime, siis ma loodan, et see annab teile pildi sellest, millest me räägime, kui me räägime siis internetis vabadusest. Me räägime ka sellest, mis ei ole vabadus, mis on selle vastane asi, mida me näeme oma digitaalses maailmas. Siis kui me vaatame kaartis, me näeme maailma. Aga kui me räägime oma digitaalsest elust, siis me vaatame ka oma elutuba, töökohta, magamistuba. Sest niivõrd tihedalt ongi kõik need asjad seotud. Kõik asjad on seotud küberruumiga. Ja mida me praegu näeme, on siis väike ülevaade praegusest olukorrast. Ja Freedom House seda on sellisena kujutanud ja nagu Minna-Liina ütles, ja see uudised ei ole nüüd kõige paremad, et internetivabadus on kahanenud nüüd 14 aastat järjest juba. Ja ma arvan, et me näeme seda praegust eesmärki. Ja praegused, need rohelised on praegu vabad. Neil on kõik turvameetmed olemas, ükski nendest riikidest ei ole küll ideaalne. Kollased
on need, mis on kogenud probleeme ja lillad on need, mis on väga maha jäänud. Ja nendest on saamas siis niinimetatud koalitsioon, ehk siis need on need mittevabad, ehk siis neil on kõige halvem olukord internetivabaduse mõttes. Ja täpsemalt nimetades ka loomulikult Hiina, Myanmar, autoritaarsed režiimid on selles nimekirjas, alustades 72 riigiga, mis on kõige vähem vabad. Kõrgõzstanil on nendega hiljuti ühinenud. Ja need, kellel hästi läheb, siis ma ütlen, et mul on väga hea meel öelda, et olles olnud Eesti raportöör, et 5 aastat meie ja Island oleme jaganud siis seda esikohta. Kanada ei ole küll eriti kaugel maas, aga see ei ole nüüd võidujooks, vaid see on indikaator, mis ütleb meile seda, millised on need kriitilised domeenid, mida hinnatakse, mis on need kategooriad. Kui me vaatame järgmist slaidi, siis need kategooriad, mida hinnatakse, neid on 3. Üks on ainult puhtalt tehniline, lihtsalt ligipääs. Kas valitsus, riik, tehnoloogiafirmad, internetiteenuse osutajad on võtnud ette samme tagamaks võrdset ja kaasavat ligipääsu, nii et see on see ühendatavus selleks, et internet üldse saaks, et me saaksime internetis tegutseda. Teine sammas on seotud sisuga, ligipääs sisule, kas seda on manipuleeritud, tsenseeritud. Nii et uudised selles kategoorias on päris halvad ja lähevad aina halvemaks. Ja 3. on siis kasutajaõiguse kaitse. Nii et siin me jõuame juba lähemale internetiõigustele, Freedom House ja Freedom on the Net. On siin ära toodud indeksid ja metoodika on just seotud sellega, et me vaatame, millised need kodanikuvabadused ja õigused on. Nii et see siin võib-olla natuke väike lugeda seda ei näe, aga see visuaal näitab meile 72 riiki, mida see raport katab. Ja kui me vaatame paremat poolt, siis millised on need indikaatorid ja millised riigid on nüüd seal lävendilist allapool või ülevalpool. Ja ma ei hakka nüüd väga palju kommenteerima kõiki neid indikaatoreid, aga mõned trendid, mis oleksid huvipakkuvad tänasele arutusele. Nii et kõigepealt ma vabandan, et mina toon halbu uudiseid, aga see raport puudutab 90% kogu interneti kasutajatest. Ja kui andmetes on öeldud, et 3/4 interneti kasutajatest seisavad silmitsi ka vahistamisohuga mittevägivaldse rikkumise eest ja kuni 10 aastat on siis vanglakaristus lihtsalt selle eest, et sa oled andnud oma mõtetest teada digitaalses ruumis ja riikides on inimesi ka rünnatud ja tapetud seoses mittevägivaldse tegevusega, siis interneti kinnipanemine, see esimene sammas, see ligipääs digitaalsele maailmale. Üha rohkem on need ka nähtavad. Nad on siis autoritaarsetes režiimides nähtavad nagu Valgevene, Myanmar. Ja on ka teisi piiranguid, mida me näeme teistes riikides. Ja mis mõeldes varasemate valimiste peale, meil on valimise aasta, me oleme sellest ka rääkinud, üle poole riigist, kus on olnud valimisi, siis me nägime ka selget valimistesse sekkumist, mis puudutas valimistega seotud infot. Nii et see, millega te alustasite sotsiaalmeedia, siis platvormidel on ka väga palju võimalusi
mis puudutab generatiivset tehisaru, et on võimalik manipuleerida, mõjutada sisu, et inimeste arvamused ja vaated on nii segaduse viisvad, et me ei saa enam, kodanikud ei saa enam aru, mis on õige, mis on avatar, kes ütleb mida ja kuidas siis sellega toime tulla. Nii et see on mõjutamine, see ei ole pehme jõud, see mõjutab demokraatlikke protsesse, sest kui meil on tegemist Venemaa libavalimistega, inimesed ei suuda isegi aru saada, milline on see menetlus, kuidas valimiste kord käib. Ja mis puudutab sisu, siis ma tahaksin mainida ka paarile asjale. Kui me räägime digitaalsest üleminekust ja konsultatsiooniprotsessist ja kuidas on võimalik hinnata edasist tegevust. Näiteks me teame seda, et tehnoloogia inimesed tahavad kõiki andmeid kätte saada, aga 2 tehnoloogia teadlast või väga suurt ettevõtet on tekkinud piirangud, näiteks on siis Meta, kes võtsid maha selle tööriista, mis neil oli selleks, et võimaldada internetipõhist ligipääsu. Nad asendasid selle mingi muu asjaga, mis ei ole mõistlik, ehk siis oli eesmärgiks luua see suur maksumüür. Nii et see tähendab seda, et ei ole võimalik ligipääsu saada infole. X, mis on siis platvorm, mis tegi selle sama protsessi läbi, võimaldas eemaldada kõik need piirangud, nii et kus ei ole võimalik saada seda informatsiooni kätte. Ja ma ei tahaks nüüd lõpetada ainult halbade sõnumitega, nii et meil on siis õiguskaitsevahendeid ja abi. Usalduse loomine internetis, vähemalt Freedom House on sidusrühmadele valitsussektoris, agentuurides esitanud omapoolse soovitusi, puudutab ka tehnoloogiafirmasid. Et on võimalusi, kuidas saab aeglaselt olukorda parendada. On ka seadusi, Euroopa Komisjon digitaalteenuste seadusega on sellele viidanud selleks, et oleks võimalik piiratada sotsiaalmeediaplatvormidel toimub manipulatsioonitegevust. Ja teine soovitus, mille juurde me võime tagasi tulla ja vaadata, mida teha saab. Kui me räägime sidusrühmadest, kel on ehk ka võimalus muuta olukorda, me ei räägi ainult määrustest ja valitsuse sekkumisest, millel võib olla ka väga vastuoluline mõju internetivabadusele. See puudutab ka tehnoloogiafirmasid ja aktiviste, kes teevad, mis võimalik. Ja kui see sidusrühmad jäetakse üksinda, siis sellel ei ole head mõju. Ja me räägime siin fakti kontrollimisest. Ja me teame ka seda, et üksinda ei saa nii palju ära teha. Suur tänu. Te andsite meile väga hea ülevaate sellest olukorrast. Te mainisite olulisi teemasid, kui me räägime siin sidusrühmadest ja kuidas mõjutada informatsiooni internetis. Aga Patricia? Enne kui ma nüüd räägin enda teemast, ma küsin publikult ühe küsimuse. Kontrollin, kas te olete ärkvel. Kui paljud teist kasutavad ChatGPT-d ja erinevaid variante ja kus teil on mingi isik valitud, kes teid esindab seal? Tõstke käsi. I haven't said DeepSeek. DeepSeek ma ei öelnud. Thank you. Right, it's good to know. Tänu, hea teada. Am I asking this question when we're about to talk?
võib tekkida küsimus, et miks ma seda küsimust küsin, kui me räägime internetis, kohe saate teada. Ma räägin ühest statistilisest näitajast. Vastavalt Europoli uuele aruandele siis ekspertide kohaselt 90% veebisisust võib olla sünteetiliselt genereeritud aastaks 2026. See on juba varsti. See on siis meedia, mida on genereeritud või manipuleeritud tehisaruga. Ja meil on valik, millist platvormi tahame kasutada igapäevases elus, siis interneti opereerijad, platvormid, sotsiaalmeediaplatvormid, tehnoloogiapakkujad peavad ka valima, millist tehisaru tööriista nad soovivad kasutada selleks, et edendada oma ärimudeli eesmärke, sealhulgas, et nad kasutavad andmeid, mis on suurim tooraine või teine tooraine on siis ülemaailmne veeb. Ja kas see ärimudel siis tähendab seda, et see on reguleeritud kuidagi tasudega, et ei tekiks ebavõrdsus sellest, et privaatsuse rakendamisel on tasu või ärimudel on prognoosiva ärianalüütika põhine, mis söödab sulle täpselt piisavalt sisu, et sa ostaksid nende reklaamide põhjal, mis nad teile ette söödavad, et see on selline aju häkkimine mõnes mõttes. Selle tulemuseks on, et kasutaja, tarbija, töötaja, kodanik, üksikisik nagu sina ja mina, inimene põhimõtteliselt on vaikselt sunnitud manipuleeritud, tema agentsus ja autonoomia valikute üle on tol hetkel ära võetud või rikutud, nii et tehisaru pakkujatel on võimed, kuidas nad oma tööriistadesse väärtused sisestavad, mida siis ettevõtted kasutavad, mis on nende äri aluseks ja tulu teenimise aluseks. Ja me kõik oleme kuulnud, et info on võim, aga kui see sisu ei ole üldse päris sisu, see on informatiivne, algoritmiliselt genereeritud sisu ja kui tehisaru tööriistad ise ei ole päris faktide põhised, andmed, mis ise on juba algoritmi põhiselt toodetud, siis võib mudel kokku variseda, nii et vaatamata reeglistikule, mis on esialgses etapis paika pandud, siis mudel algset eesmärki ei täida ja võib hakata tootma sellist info, mida algselt ette ei nähtud. Ja mida see meie jaoks tähendab, see võib olla vulgaarne materjal, see võib olla solvav materjal, rassistlik ja nii edasi. Ja info ei võta inimõigusi üldse arvesse või heaolu, aga see võib olla ka selline teavitav sisu, mis teid ära petab ja vaikselt mõjutab teie arvamusi, nii et see arvamuste kujundamine mõjutab sõnavabadust, kui see sekkub meie arvamuste kujundamisse. Nii et me ise ei ole enam need, kes arvamust kujundavad. Ja siis me ise ei ole sellest teadlikud ja levitame seda, nagu see oleks meie arvamus. Nii et see ei puuduta ainult sõnavabadust, vaid olenevalt siis kuidas see on genereeritud, võib see mõjutada ka teisi inimõigusi, nagu meie õigus määratleda, mida me usume, mis on meie väärtused. Ja siin on ka selline tehniline kiht. Organisatsiooni tehnoloogia pakkujad panevad paika sellised kaitsemeetmed ja kodifitseeritud valikud, et mis on vastuvõetav ja mis ei ole, et mida algoritmiliselt saab genereerida ja mida mitte. Ja see toob kaasa sellise hüperpersonaliseeritud reaktsiooni ja olete võib-olla lugenud selle kohta, et ChatGPT ja Claudia DeepSeekilt paluti siis reageerida verevalamissündmustele, nii et DeepSeeki vastus oli vabandust, räägime millestki muust.
nii et see tähendab seda, et see kujundab meie isiklikke arvamusi. Selline tehniline sekkumine võib tunduda, et see kaitseb meid, aga kui me mõtleme laiemalt inimõigustele ja tehisaru genereeritud sisule, siis see võib ikkagi sõnavabaduse kahjustavalt muutuda. Ja tähendab seda, et infoalaselt on ka meil kontsentreeritud võim ning see arvamuste kujundamine, nagu Orwell ütleb, see, kes algoritmiliselt vahendatud vastuseid kontrollib reaalsust. Ja sel põhjusel me peame räägima infopluralismist ja selleks, et meil oleks mitmekesisus ja info terviklik ning aus ilma algoritmide sekkumiseta, me peame rääkima ka info turvalisusest selleks, et tagada mõtte- ja sõnavabadus. Valitsuste ülesanne on sõnavabadust soodustada ja edendada. Ja kindlasti tuleb arvestada sellega, et arvamused peavad olema võrdselt esindatud, mitte nii, et esile pääsevad vaid need arvamused, mis otsingumootorist esimesena esile tulevad. Ja minu 4. mõte seisneb selles, et tegelik enesevabadus võib õõnestada demokraatiat ja võib-olla SKT ja majanduskasvu arvelt, mis samuti õigusriigi põhimõtted ohvriks toob, mida me oleme viimasel päevadel näinud. Ilma info mitmekesisuseta tekivad veelgi suuremad ohud demokraatiale ja see õõnestab meie õigusriigi põhimõtteid, mis on niigi õrn, nii et meil on vaja neid kaitsemehhanisme. Ja minu jaoks on järgmine eksistentsiaalne kriis, kus internet ja tehisaru töövahendid mängivad väga olulist rolli, nii et meil on vaja koostööpõhist piiriülest viisi, kuidas tehisaru hallata ja reglementeerida. Internet on vahend ja väga olulistele organisatsioonidele ja inimestele vajalik ja oluline, aga internet hetkel ei kuulu kellelegi väidetavalt ja hetkel me üritame jõuda kokkulepeteni selleks, et rakendada kaitseid inimõigustele, aga sellegi poolest hetkel see seis ei ole kõige parem. Ja tegelikult on võimu asümmeetria generatiivse tehisaruga ja see on võimu töövahend ja sageli seda kasutatakse ilma vastutustundeta ja lisaks inimõiguste kaitsmine selle sekkumise eest ei toimi, need kaitsemeetmed, mis on rakendatud ja mehhanismid ei tööta. Nii et see võimu kontsentreerumine ja koondumine ei viita ainult arvamuse kujundamisele, vaid võimu nihkele legitiimsetelt organisatsioonidelt, kes peaksid põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtete eest seisma, ettevõtetele, tehnoloogia pakkujatele, juriidilistele isikutele, mille üle otsustavad lihtsalt aktsionärid ja õigusriigi põhimõtete eest vastutavad organisatsioonid ei teagi, mida need tööriistad tegelikult teevad. Nii et need uued tehnoloogiad on rohkem kui mänguasjad. Millal me sellest aru saame? Need on võimu teostamise vahendid ja ütleksin, et kõige olulisemad. Meil on vaja tegelikult ohustusreegleid, inimõiguste keskset valitsemism, et kaitsta inimõigusi. Nii et vastates küsimusele selleks, et meil oleks võimestav keskkond info loomiseks, siis info väljakutse, ligipääs infole, arvamuste kujundamine. Enne kui need arvamused meie ees kujundatakse, usun, et meil on vaja vastutusele võtta tehnoloogiline võim, see peab olema läbipaistev ja see kehtib hargmaistele, mitmepoolsetele lähenemistele ja
me oleme kuulnud, mis on ÜRO Julgeolekunõukogu Euroopa Liidu roll siin. Selleks on vaja rahastatud ja kõvahäälset kodanikuühiskonda, akadeemilisi ringkondi ning võimestatud teavitatud kodanikke, kes seisavad inimõiguste õigluse eest. Aitäh! Thank you, Trish. It sounds like Suur tänu. Tundub, et Hille, te pea muretsema selle pärast, et te ütlesid midagi, mis teeb meid murelikuks. Trishilt tegi meid veel murelikumaks. Konstantinos, palun. Suur tänu. Ja kõigepealt ma tahaksin öelda, kui hea meel mul on jälle Tallinnas olla. See on juba teine kord ja tulen ikka tagasi, kui te mind siia kutsute. Ning kes selle paneeli korraldas, on suurepärane, sellepärast et ma tavaliselt ei ole paneelides, kus on peamiselt naised ja mulle väga meeldib, et ma olen ainuke mees. Nii et olles seda öelnud, siis ma tahaksin natuke minna tagasi. Läheme nende põhiteemade juurde tagasi ja räägime internetist, sellest, mis asi see on, millele me viitame ja kõik ütlevad lihtsalt internet. Aga kui me hakkame inimeste käest küsima, mida nad mõtlevad selle all, siis need vastused on erinevaid. Ma alustan, ütlen seda, mida ta ei ole. Internet ei ole Facebook, see ei ole Google, see ei ole Amazon, see ei ole TikTok ega X ja kindlasti see ei ole ChatGPT. Need on teenused, mis on lisaks interneti infrastruktuurile, nad tuginevad internetivõrgul ja ilma selleta me saame hakkama ilma Google'ita ja Facebook'ita, sest need on need teenused, mis vajavad interneti infrastruktuuri ja selleks, et neil oleks globaalne mõju, et nad oleks skaleeritavad. Nii et räägime siis natuke interneti arhitektuurist. Internet sarnaselt teiste tehnoloogiatega tugineb teatud põhimõtetel, näiteks ka ligipääsetus, avatus, globaalne ulatus, koostalitusvõime, aga peamine teema, mis on seotud internetiga, on see, et tegemist on detsentraliseeritud struktuuriga. Ja siin ongi selle mõjuvõim, sest mida see tegelikult tähendab, on see, et internetil ei ole mingit kontrollikeskust, ei ole ühte kohta, kus midagi on läbi kukkunud. Trish ütleb, keegi kontrolli interneti, mis on õige ja jumal tänatud, et see nii on. Aga väga palju on neid inimesi ja on ka valitsusi, kes püüavad täpselt seda teha. Nad püüavad aru saada, milline oleks võimalus kontrollida seda pakendit, mis internet on, et kuidas me liigume punktist A punkti B. Ja interneti struktuur, mis on geniaalne, on see, et seda tegelikult ei huvita, mis tal kaasas on. Tal on väga selge missioon, kus ta võtab andmepaketi, ükskõik mis see on, sisu, video, hääl, ükskõik mis, ja viib selle ühest arvutist teise. See on erinev telefonist. Telefonisüsteem, kui ta andmeid liigutab punktist A punkti B, siis tal on üks rada, mida ta saab järgida. Kui seal on takistus ees, siis telefonikõne tagasi ei saa ja sa pead uuesti alustama. Internetis see pakett jõuab alati oma sihtmärgini. See on väga mõjuvõimas. Ja teine oluline asi detsentraliseeritud tehnoloogia puhul on see, et meil on väga palju võrgustikke. Sellepärast me räägimegi võrkude võrgustikust ja iga võrgustik on autonoomne, sõltumatu, langedes oma otsuseid. Ja ainuke nõue osaleda võrkude võrgus on see, et teil on ühine keel. See ongi IP protokoll, mis loodi 70. aastal inseneride poolt, mis tahtis just seda hõlbustada, et me suudame kommunikatsiooni tagada, kui siis, kui meil on tegemist mingite hävitavate sündmustega. Nii et internet tegelikult on väga inimlik tehnoloogia,
sest see on väga inimlik, kui me räägime võimest olla autonoomne. Sa kontrollid ise üle oma saatust, aga oled osa suuremast tervikust ja mina olen kreeklane. Nii et mõnikord mõtlen Aristotelese peale, kui ta oleks praegu elus, siis ta ilmselt ütleks, et internet on sotsiaalne olend, sest ta ei saa teiste võrgustikega elada, mida rohkem võrgustikke, seda tugevam on ka internet. Nagu te võite arvata, selline struktuur on autoritaarsete režiimide jaoks õudusunenägu, sest nad ei suuda seda kontrollida. Ja mida me näeme võrreldes sellega, kuidas internet alustas, on see, et meil on siin väga palju jõupingutusi tehtud Venemaalt ja Hiinalt, manipuleerides seda arhitektuuri, kontrollides internetti nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt. Nad teevad seda erinevatel tasanditel ja erineval tasemel. Praegu Hiina on ainuke riik maailmas, kes on suutnud luua väga keerulise internetimudeli, mis täiesti kontrollib siseriiklikult seda. Venemaa on püüdnud seda teha. 2019 teil on meeles, et oli tohutu deklaratsioon, mis ütleb, et me lülitame ennast internetist välja, aga nüüd 2025 nad ei ole seda teinud, sest nad lihtsalt ei saa seda teha. Internet on seotud omavahel ja kui te tahate luua oma versiooni, siis tuleb alustada nii nagu Hiina tegi juba esimesest päevast ja hakata üles ehitama siseriiklikku turgu, tehnoloogiat, kultuuri, mis suudab luua sellise tulemüüri, nagu neil on ja nõnda edasi. Kui te tahate siseriiklikku turgu, siis tuleb seda skaleerida ja erinevalt Hiinas, kus on üle 1 miljardi inimese, Venemaal seda ei ole. Nii et isegi kui nad tahaksid ennast lahti ühendada, siis ei oleks sellist majandust, mis toetaks siis ainult interneti seal. Rahvusvaheliselt siin lähevad asjad väga keeruliseks ja ka ohtlikuks nüüd viimaste aastate jooksul. Meil on maailm muutunud. Me näeme seda, mis juhtub geopoliitiliselt, need muutused on väga suured. Me näeme, mis toimub Ameerika Ühendriikidega. Ja Hiina roll ÜROs on kasvanud. Me näeme, et seda mõju on suurenenud. Keegi varem mainis tagasi tulevikku, aga lisaks sellele olid ka läbirääkimised, mis käisid 2 aastat, mis oli globaalne digitaalne kokkulepe. Ja peasekretär ÜROs küsis liikmesriikidelt, öeldes, et saage meil kokku ja püüame nüüd aru saada, kuidas kokku leppida ja kuidas teha koostööd digitaalse tuleviku nimel. Ja esimest korda seal me nägime Hiinat, mis muutus väga agressiivseks. Nad tulid väga konkreetse internetimudeliga, mida nad pakkusid ja see mudel muutub populaarsemaks. Me peame aru saama, et see ei ole internet, vaid see on ülevalt alla tsentraliseeritud mudel. See põhitab jälgimisandmetel, kontrollil ja see ei võimalda innovatsiooni ega ühtegi nendest asjadest, mida me oleme näinud. Nüüd ma kirjeldan interneti, aga juhtub ka halbu asju. Näiteks meil on ettevõtted, mida ma olen maininud, kus kasutatakse interneti infrastruktuuri oma kasuks, selleks, et teha ebameeldivaid asju ja on ka tegelikult mureküsimusi valitsussektorit terves maailmas, kuidas nende probleemidega toime tulla. Aga see ei ole internet. Me saame nendega toime tulla, see puudutab desinformatsiooni, vihakõnet, konkurentsiteemasid ja samas puudutamata interneti ennast ja interneti arhitektuuri alles. Ja ma jätan selle küsimuse nüüd teile. Ja mõlemad paneelid mainisid seda muudatust G7 BRICS-i vahel ja kuidas see dünaamika toimib. Kui me vaatame neid riike, 5-7 on läbimas poliitilisi rahutusi. Kui me vaatame BRICS-i, siis erinevused on väga suured.
Aga üks asi, mis on väga sarnane, on nende arvamus internetis ja digitaalses valitsusest. Et riigil peab olema kontroll selle kohta, kuidas informatsioon ja kommunikatsioon toimub ja nad jagavad seda vaadet, et riigivälised osapooled ei peaks aktiivselt rolli mängima ja et inimõigused ja kodanikuühiskonnad, mis on selleks, et toetada inimõigusi, ei saa selles vestluses osaldada. Ja nad püüavad seda teha aktiivselt. Need viimased nädalad on väga keerulised kodanikuühenduse organisatsioonidele, sest me näeme seda, et internetivabadusi takistatakse, see puudutab organisatsioone terves maailmas, kes püüavad rääkida internetivabaduse nimel. Väga palju demokraatlikke riike on sõltunud neist selleks, et olla toeks inimõigustele sellises keskkonnas, mis on mõeldud just inimõiguste jaoks. Nii et minnes tagasi selle esimese küsimuse juurde, et jah, tõepoolest, kui internet loodi, siis see oli vägagi paljulubav, me nägime seda. Me nägime, kuidas kodanikud said võimu juurde. Me nägime ka seda, et inimesed said olla internetis, saada haridust, välja pääseda vaesusest. Ja oma igapäevases elus me nägime seda, et põllumajandustootjad suutsid kommunikeerida niimoodi, nagu nad varem ei suutnud teha endale interneti. Ja nad said teda teha ka väga odavalt või praegu. Enam see nii ei käi, sest me oleme nüüd düstooplikus, nagu see vestlus meil on. Meil on teistsugune nägemus internetist, kus internet on väga hirmuäratav koht, kus väga väike valged mehed on need, kes kasutavad interneti selleks, et mitte kodanikke võimestada, vaid selle asemel luues viha ja desinformatsiooni võrke, mis lõhestab inimesi terves maailmas. Suur tänu. Thank you, Konstantinos. You raised Suur tänu, te tõstatasite mõningad huvitavad küsimusi. Ma loodan, meil on aega selle juurde, mis puudutas interneti, geopoliitikat. See on väga huvipakkuv, loodan, et tuleme selle juurde veel tagasi. Ja nüüd ma tahaksin pöörduda Suura poole. Ma tahaksin tänada oma kolleege, kes minu elu tegid väga lihtsaks, et ma saan siit edasi minna. Ja ma nüüd ei räägi nendest teemadest, vaid selle asemel tulen maa peale tagasi, sest see puudutab meid, kes me oleme interneti tarbijad ja see puudutab ka digitaalseid teenuseid, mis on interneti kaudu osutatud. Ja siin me näeme, et see areng on niivõrd kiire, et teinekord me mõtleme, mis nüüd homme juhtub ja mida ma pean õppima. Mul on väga hea, et te mainisite ka seda vanuselist erinevust, kuidas erinevad vanused kasutavad digitaalseid seadmeid ja interneti. Aga see ei ole seotud ainult selle dimensiooniga, kui me räägime internetist ja õigustest ja ligipääsust ja vabadustest, vaid me räägime ka geopoliitikast, mis on väga oluline, aga geograafia on oluline. See sõltub sellest, kus sa elad, et teil on ligipääs või ei ole ligipääsu. Kas on hea internet või aeglane internet? Sõltub sellest, kas sa elad linnas või mingis külas. Nii et me näeme seda, kas on internet või on natuke internet või üldse ei ole. Kas sa oled mees või naine, see muudab asju päris palju. Kas teil on ligipääs internetile, kas te saate seda kasutada selleks, et elada paremini, vaesusest välja pääseda, kas teil on ligipääs haridusele. Nii et siin me räägime erinevat liiki diskrimineerimisest, kas teil on ligipääs internetile või mitte. Aga kas teil on olemas üldse see seade? Kas teil on ligipääs mobiiltelefonile? Sest arvutit ei pea enam olema. Aga kui teil on nutitelefon, siis teil on internet ja te saate võrku minna. Nii et kui me mõtleme selle peale, mis siis juhtub interneti tarbijaga, lihtsalt selle kodanikuga, mis juhtub nende elus,
siis siin me ei räägi sellest, millele neil on ligipääs, aga mida nad vastu annavad. Ja see on ka üks nendest uuringutes, mis tehti, hinnates metoodikat, kus vaadati digitaalseid õigusi. Me vaatasime ettevõtteid, fintech, internetiteenuse osutajad, mobiilteenuste osutajad ja e-kaubanduse platvormid, kuidas nad suhtlevad oma klientidega. Ja meil on nüüd sama küsimus, nagu Trishil oli, aga teise nurga alt, mitte tehisintellekti poole pealt. Kas te saate tõsta käe, kui te olete kunagi lugenud kõiki dokumente, kui te olete allkirjastanud mobiili-interneti teenuse lepingu? Kas te lugesite lepingut täielikult enne, kui te andsite oma nõusoleku? 1, 2. Need on vist juristid ilmselt. You agreeing, did you actually read the cookie policies? Kas te küpsiste poliitika ikka olete läbi lugenud? Did you disagree with the policies? Kas te ei olnud nõus küpsistega, et ühenduda teenusega vahel? No ma tahan öelda seda ja ma olen sama küsimust küsinud ka juhtimise Almata ülikoolis, kus istusid külalised ja suursaadikud ja tudengid ja professorid, ainult üks inimene 300 tõstis käe. Nii et tõstatub küsimus, et vaatamata sellele, et ettevõte esitab teile kõik need dokumendid tavaliselt oma veebilehel, siis enamasti leiab need dokumendid Eestis ja Euroopas on see kindlasti kohustuslik, isegi meie riigis on need siiski olemas enamasti. Enamik inimesi ei hakka lugema, millega nad nõustuvad. Ja Northern Group Ühendkuningriigis tegi uuringu, mille kohaselt selgelt enamik elanikkonnast usaldab ettevõtteid ja internetti, mitte valitsusi. Nii et kui te loete lepingut, siis te nõustute teatud asjadega, eriti mis puudutab teie andmeid ja privaatsust ja kuhu teie andmeid edastatakse. Eriti kui nõustute, et see läheb vaikimisi ka kolmandatele osapooltele. Ja kui te nõustute ja te ei tea, kes need kolmandad osapooled on, siis teie andmed lähevad ka nende kätte ja äkitselt otsustate, et enam Fintechiga koostööd ei taha teha, aga te ei tea, mis teie andmetega saab ja tavaliselt need andmed säilitatakse. Ja kui see Fintech läheb pankrotti ja müüakse mõnele teisele ettevõttele, siis need andmed lähevad selle paketiga kaasa järgmise osapoole kätte ja teil pole aimugi. Ja siis äkitselt saate SMS-i. Tervitame teid teatud teenuse tarbijana. Nii et ma tahan öelda seda, et asi ei ole ainult siis rahvusvahelistes poliitikates, vaid asi puudutab ka seda, kuidas kohalikud, mõnikord head seadused, kuidas neid rakendatakse. Näiteks Kesk-Aasias, Kasahstanis, Kõrgõzstanis, Tadžikistanis võeti vastu eraisiku andmete seadus vastavalt GDPR-ile. See on hea seadus, aga väga tehniline ja raske mõista ja sageli isegi bürokraadid, kui nad seda loevad, ei saa millestki aru. Ja nad ei tea, mida selle seadusega peale hakata. Ja kui me rääkisime ettevõtetega peale seda uuringut, et mida nad peavad eraisiku andmete seaduse alusel tegema, nad pidid tehniku värvama, kes advokaatidele selgitab, mida see tähendab. Nii et mina tahan öelda seda, et asjad liiguvad mõlemas suunas. Kui puudub nõudlus asjade järele, nagu lihtne teadmine, et mida sinu privaatsusega tehakse veebis, siis seda ka ei pakuta. Nii et sellel ei ole tarbimist. Nii et sellepärast ma leian, et üks väga oluline asi on, et kodanikud peavad teadma ja õppima
mitte tehnilisi asju, aga lihtsaid asju. Et juriidiline eiramine, juriidika eiramine ei vabasta sind selle tagajärgedest, nii et sa pead teadma ja nõudma oma õigusi. Ja lisaks ma pöörduksin veel ühe teema juurde, et isegi kui on internet ja isegi kui siis saate lugeda uudiseid, siis mis sotsiaalmeedias toimub konkreetsemalt? Kui te sõltute sotsiaalmeedia ja uudiste välisallikatest, näiteks Kesk-Aasias, väga vähe on kohalikes keeltes kohalikku sisu. Enamik sisust on vene keeles. Nii et enamik inimesi endiselt vaatavad veel vene televisioonikanaleid, kuulavad vene raadiokanaleid ja vaatavad enamasti ka internetis kõike vene keeles. Kuigi vene keel ei ole enam nii populaarne kui varem, kuid see on siiski infoallikas. See on reaalsus. Kas valitsused mõtlevad sellele? Nad mõtlevad sellele kontrolli seisukohast. Nad toodavad kohalikku sisu, aga seda kontrollib valitsus ja selline dilemma meil hetkel ongi, et kui kohalikud blogijad pannakse vangi sellepärast, et nad räägivad sellest, mis nad arvavad, see ei ole alati hea kvaliteediga, see ei ole poliitikaga üldse seotud. Lihtsalt valitsus ei kontrolli seda ja siis see on halb ja neid süüdistatakse kõikides probleemides Kesk-Aasias. Ja lisaks ma tahaksin rääkida veel ühest olulisest asjast. Internet on olnud palju aastaid luksus. Ta ei olnud ligipääsetav. Ta ei olnud ligipääsetav riikides, mis oli kaugel kaablitest, merealustest kaablistest, eriti Kesk-Aasia ja meie naabruskond Hiina, Afganistan, Iraan, Venemaa. Nii et kõik kaablid tulevad läbi teatud naabruskonna, kus valitsustele üldse ei meeldi, et interneti pakutakse ja siis nad ei taha, et näiteks Hiinast tuleks see internet, nii et valitsus ei suutnud kokku leppida. See on ikka projekti faasis, nii et kõik tahavad Euroopa interneti. Miks? Sest seal on rohkem vabadust, ta on vähem filtreeritud ja nii edasi. Nii et meil on internetiga kõiksugu dilemmad. Ta on endiselt veel luksus, aga mingil määral ikkagi ligipääsetav. Diskrimineerimine ja seadmed ja ei ole ligipääsetav ja see on väga aeglane ja siis on ka see probleem, et enamik digiarengutest Kesk-Aasias sõltuvad tehnoloogiatest, mis on imporditud. Kesk-Aasia ei tooda ise midagi. Tehnoloogia tuleb ja siis on arengud. Nii et kõik ettevõtted, kes digitaliseerivad, see ei ole isegi digipööre, liiguvad tehisaru suunas. Ja teine on krüptovaluutad. Miks? Sellepärast, et energiaallikad, roheenergia, hüdroenergia on olemas. Nii et meil on selline dilemma, et kas meil on vaja nii palju interneti või piisab sellest, mis meil majanduses on. Ja nagu Trish ütles, siis sageli just selle lähtealuseks on majandusstiimulid, et meil on vaja seda sellepärast, et me teenime sellega rohkem raha. Mitte, et see parandaks olukorda tööturul, meil rohkem jõukust, ei, raha. Me tahame tehisaru sellepärast, et siis me saame rohkem raha. Teine probleem seisneb selles, et me räägime soost ja jällegi linnakeskkonnas on interneti ligipääs parem, aga kui sa lähed kas või 10 kilomeetrit linnast välja,
siis tavaliselt naistel puudub ligipääs internetile, sest neil lihtsalt ei ole interneti võimaldavat seadet. Tavaliselt noortel meestel on internetti ühendatud seade, aga nad kasutavad seda säutsumiseks. Neil puuduvad digioskused, et midagi muud sellega teha. Ja see on tegelikult selline kaotatud võimalus, sellepärast et internet ei ole andnud nendele noormeestele võimalust areneda. Ja siis ka rahastusküsimus. Kes rahastab digiarengut, interneti, taristut ja nii edasi? Rahastust on väga vähe ja loomulikult Hiina on esikohal digirahastusega. Ja on vaid mõned rahastusasutused, kes pakuvad seda rahastust. Kahjuks ei peeta interneti turvaliseks kohaks enam. Ja turvaline koht tähendab seda, et kui noor mees või naine loeb midagi internetist, siis neil ei ole piisavalt kriitilist mõtlemist või oskusi, et teha valikuid selles infokülluses. So I think ma arvan, et ma vist ei öelnud, et ma vist ütlesin, et ma olen osa vanemast põlvkonnast, aga piisavalt noor, et meeles pidada seda lubadust, mis internet võiks endast kujutada ja mida ta võiks teha inimeste jaoks. Ja üks olulistest asjadest oli see, et ühendades inimesi, et inimesed oleks kaasatud otsuste langetamise protsessi ja mis ma kuulsin teilt, et kui te räägite kõlakodades genereeritud sisust, informatsiooni muutmisest, nii et see on hoopis teistsugune internet kui see, mida me tegelikult tahtsime saada. Nii et esimene küsimus, mille peale mõtlema, on see, kas me saame sellise ära parandada. Ja kui me küsime, kelle vastutus on, kes peaks selle paremaks muutma. Ja 2025, nagu me just kuulsime kantslerilt, siis Eesti on internetivabaduse koalitsiooni juht. Need küsimus ongi selles, milline on võimalus, et sellised koalitsioonid suudavad midagi ära teha selleks, et internetivabadust toetada. Alustame Hillega. Jah, et mul on see Freedom House'i raport, mis saab aluseks olla, aga ma nägisin seda pilti, kus on 2 poolt, kus valitsus saab midagi teha ja kus tehnoloogia teenuse osutajad, taristu omanikud, sisu loojad saavad midagi ette võtta. Ja see on, me võiksime seda võtta kui iseenesestmõistetavat, et kui me jätame mõlemale poolele võimaluse ise tegeleda enda reguleerimisega, siis ei toimi. Ja on ka võimalus ehitada siit silda valitsustele, et nad ei trahvi, ei karista, vähemalt mitte kohe. Aga selle asemel toimub konsultatsioon ja toimuvad läbirääkimised. Kuidas need suured tehnoloogia hiiglased, mis on mõjuvõimsamad kui väikesel valitsusel kunagi võiks olla, siis kuidas nad saavad enda tegevust ise reguleerida. Näiteks sisu reguleerimine, siis me teame ka seda, et tehnoloogia hiiglased on oma toimetajates loobunud, need on väiksemad meeskonnad, eriti kui meil on tegemist valimistega, siis peaks olema nende töö suurem. Et me teaksime, mis seal tegelikult sisemises toimub ja kas see on õige või mitte. Ja valitsused võivad olla siin tõukemootoriks või nügida natuke, aga mitte nõuda seda, et ma arvan, et platvormi jaoks on ka see toimetusvabadusväärtus. Nii et tegelikult tehnoloogiafirmad ise peaksid ise vastutama sellest.
ma arvan, et kui me vaatame neid tegevusvaldkondi, siis valitsused saavad tegutseda koostöös ja olla koalitsioonis, leppida kokku põhimõtete osas, mida siis saab ellu viia. Loomulikult demokraatlik järelevalve, kõik valitsused ei ole selles osas väga tublid, aga kindlasti peaks olema tasakaal. Aga siis töötas erinevates silodes, üle piiride ja sektorite üleselt nagu avalik sektor, erasektor, teenuse osutajad ja siis kodanikuühiskonna tegurid oleksid võtmeks. Ja ma arvan, et me võiksime jätta selle infrastruktuuri paika, kuid me peaksime minema kaugemale sellisest tehnoloogia arutelust, et me saaksime keskenduda, ma ei tahaks kasutada sõna pehme, aga me võiksime rääkida sellest, mida on võimalik ära teha selleks, et teostada seiret ja kaitsta krüpteeringuid näiteks, mis on ka päris hea võimalus, et kasutajad võiksid tunda ennast turvalisena. Digitaalne kirjaoskus, aga mitte ainult see, vaid me peame hoolitsema selle eest, et kaasav ligipääs ja käitumine internetis oleks võimalik ja see oleks kõikidele gruppidele kättesaadav ja seda valitsused saaksid algatada ja tegutseda koostöös ka teistega. Ja ma natuke vaidleksin vastu see eneseregulatsiooni osas. Pärast 20 aastat see turg selgelt ennast ise ei reguleeri, nii et selle asemel, mida me oleme näinud, on see tohutu võimu kontsentratsioon väga väheste ettevõtete kätte. Interneti alguses üks nendest interneti omadustest oli see mõte, et meil ei ole selliseid alalisi lemmikuid, et iga kord, kui oli uus tehnoloogia, mis tuli, mis asendas vanema tehnoloogia, nagu me seda ka alguses näime. Ma olen piisavalt vana, et meeles pidada seda iMessengeri, Napsterit ja Ask Jeeves ja kõiki neid teisi ettevõtteid, mida keegi ei tea enam, aga aastate jooksul mõned ettevõtted arenesid ja said aru, kuidas manipuleerida mõningate interneti eripäradega ja kontsentreerida oma võimu. Nii et nemad on osa siis internetist endast. Nii et praegu, kui me kasutame internetist, tegelikult ei kasuta seda avalikku interneti, vaid te lähete läbi erastatud võrgustiga nagu Google või Amazon ja nõnda edasi. Ja ma ei arva, et see on eneseregulatsioon, mis annab meile vastuseid, mida meil vaja on. Aga koostöö, mille teie mainisite, on see, kus me peaksime minema, vaatama selle uuesti üle. Sest koostööga teie tuleb ka vastutus ja sellest me rääkisime ka eile, et kogu see interneti idee oli just see, et vastutus on kõigi käes. Et kui me saame üle nendest raskustest, kui on seade olemas ja teil on modem kusagil, siis te saite ühendada oma arvuti ka garaažist interneti ja te olete osa sellest globaalsest võrgustikust ja saite teha, mida tahate. Olete internetist, tekitate sisu, tarbite sisu. Aga saades seda võimupositsiooni kätte, tuleb mitme sidusrühmaga valitsuse mudeli kaudu, sest meil on tegemist erinevate inimestega erinevatelt taustadest, kes on tehnoloogia inimesed, erasektor, kodanikuühiskond, valitsused, kes koos püüavad leida lahendusi keerulistele probleemidele. Ja te mainisite juba sisu modereerimist. Sisu modereerimine on ilmselt üks keerulisematest asjadest, mis üldse on. Ja praegu, mida me näeme, on see, et tehnoloogiafirmad peavad kasutama tehisaru selleks, et oleks sisu modereerimine võimalik ja see ongi see, kui me räägime tehisarust, siis me oleme tegelikult sellega juba 10 aastat koostööd teinud, aga nüüd see on populaarsemaks muutunud. Aga see tegelikult ei tööta.
puhas AI ei toimi, meil on vaja kodanikuühiskonna inimesi, inimõiguse aktiviste, et inimesed mõistaksid tehnoloogiat, meil on ka vaja valitsust, kes kasutaks oma võimu selleks, et teada, kuidas seda kõike teha. Ja mina mõtlesin täiesti ümber, kui ma alustasin oma tööd väga kaua aega tagasi ja olin nendest, kes ütlesid, ei, et interneti ärge puudutage, valitsused peavad sellest eemale hoidma. Aga nüüd me näeme, et kõik need GDPR, DSA, kõik nendel on võime teha midagi ära, mis on suurepärane. Kas nad seda teevad või ei? Sest elluviimine on väga keeruline, aga me näeme seda vaimsust ja me oleme näinud ka erinevad liiki organisatsioone, kes GDPR-i toetavad ja DSA toetavad selleks, et aru saada, kuidas paremini edasi minna. Sest internet on globaalne ja keeruline, siis see on katse-eksituse meetod. Nii kui valitsused on nõus vaatama ka üle kõik asjad ja parandama neid, siis me jõuame sinna, kus me leiame mõningaid lahendusi mõningatele keerulistele probleemidele. You mentioned the term Te mainisite mitme osapoole valitsemine. Ma tahaksin natukene sellest rohkem rääkida. Sageli puutun kokku sellega, et keskmine interneti kasutaja ei tea absoluutselt, kuidas internetti reguleeritakse, valitsetakse ja võib-olla nad ei peagi, nad tahavad ligipääsu. Kui ma saan veebi minna, siis mis vahet seal on, kellele internet kuulub. Aga selle ligipääsu saamise taustal interneti valitsemine on tegelikult mitmekihiline ja palun siis lihtsustatult selgitada, kes kuulub internetile, kuidas see on seotud mitmepoolsusega ja miks keskmine inimene peaks hoolima sellest, mis see mõju nendel on. See on nagu võimatu missioon seda selgitada. No lühidalt, internet ei kuulu kellelegi. Tulles siis detsentraliseeritud arhitektuuri juurde tagasi. Nagu te ütlesite, siis internetil on mitu erinevat kihti, meil on organisatsioonid, mis erinevate funktsioonide eest vastutavad, on organisatsioon, mis haldab domeeni www.misiganes.com, mida me kõik kasutame, on kogukonnad, mis standardeid loovad, mis interneti suhtlust toetavad, nagu IP protokoll, siis on midagi sellist, et on regionaalsed internetiregistrid, neid on üle maailma 5, mis siis neid numbreid väljastavad, mis võimaldavad internetiga ühenduda ja kõik need üksused toimivad siis alt üles oma kogukondades. See on see mitme osapoole mudel, millest me räägime, ehk siis see, et keegi ei saa seda üksinda teha ja seda mudelit viimased 20 aastat toetas siit demokraatlikud valitsused ja isegi ÜRO tippkohtumine ja ma ei hakka siin tehnilistest üksikasjadest rääkima, aga 20 aastat tagasi, kui räägiti läbi neid keerulisi küsimusi peamiselt valitsuste vahel, sellepärast see toimus ÜRO-s, siis meie olime kodanikuühiskonnana ukse taga. Mina olin väga noor ja naiivne tudeng Tunisest tol hetkel ja üritasime sisse saada ja saimegi sisse ja siis me tundsime, et me kuulume selle terviku hulka. Nüüd on olukord muutunud täielikult. Te ütlesite midagi sellist, mis oli väga tundlik, kaablid. Kui sa oled maismaast ümbritsetud, siis sa sõltud oma naabritest ja kui sa naabritega hästi läbi ei saa, siis sul ei ole ka ligipääsu. Ja sellepärast räägitaksegi nüüd satelliidiühendusest ja nii edasi, nii et see mitme osapoole põhine mudel lõpetuseks on võib-olla demokraatlik viis. See on nagu esindusdemokraatia. Sa võimaldad inimestel osaleda ja otsustada sel määral, kui nad suudavad, et see on nagu mitme osapoole mudeli analoog mõnes mõttes, et me avame kõikidele huvitatud osapooltele selle ligipääsu ja nad saavad panustada vastavalt oma taustale, et kuidas interneti peaks siis valitsema, siis konsensuse alusel langetatakse otsuseid, et kuidas liikuda edasi. Täiendaksin. Nii et teie kommentaari põhjal
saan aru, et kui me tahame, et internet oleks selline nagu praegu, turvaline, tasuta, ligipääsetav, siis on vaja mitme osapoole valitsemist. Kui tahad seda tagasi saada, sellepärast et praegu olukord ei ole selline. Kui me räägime agentsusest või mitme osapoole valitsemisest mudelist, siis see on seotud poliitikaga, poliitika kujundamisega, kuidas see käib, kuidas läbirääkimisi peetakse, kes seda juhib, aga see puudutab ka nende ühiskondade võimekust, kellel on need suutlikkused, näiteks Kesk-Aasias enamikel juhtudel valitsused on inimesed, kes mõtlevad analoogselt, sest see on nende vanusega seotud, aga nemad otsustavad digimajanduse küsimuse, kõiki digitaalseid küsimusi, digimajanduse küsimusi. Nii et probleem seisneb selles, et nad ei mõista ja kardavad. Kui nad otsuseid langetavad, siis see hirm takistab neid sellepärast, et nad ei tea, mis sellest asjast saab. Ja kuna neil on ka selline kontrollimatu kontrollimise iha, siis see on täiendav kahtlemise kiht ja siis interneti, ma ei tea, väljalülitamine, elektri katkestamine. Nii et see mitme osapoole rühm on see, mis pöördub nende valitsuste poole ja pakub koostööd. Et see valitsus tunneks, et see protsess kuulub ka neile, aga et nad ka mõistavad, milles kõik räägivad ja miks see on oluline. Ja põhimõtteliselt see on selline manuaalne asi. Enamikel puhkudel, kui me räägime rahvusvahelisest tasandist, siis need rühmad, nemad on professionaalid ja siis on osad rühmad, mis tulevad siis erinevatest riikidest, kes liituvad nende jõupingutustega, aga neil on väga vähe võimendust nii-öelda, sest nad ei tea, millega nad saavad panustada. Nii et sellele mõtlemegi, et kuidas see mitme osapoole koosnev rühm oleks kaasavam ja kuidas kõik tunneksid ennast mugavalt ja võrdselt ja saaksid võrdselt panustada ja mured aina kasvavad, neid tuleb jagada ja see ei puuduta ainult interneti blokeerimist, vahel näiteks elektrikatkestus. Nii et võib-olla internet on, kui oleks elekter. Nii et see küsimus on palju keerukam. Mitte ainult veebilehtede mahavõtmine ja edasi, see on palju keerukam ja sellepärast me peame internetti vaatama sellise kompleksküsimusena. Ja ÜRO on üritanud mõningaid neid teemasid ka esile tuua seoses maismaast ümbritsetud riikidega, et tagada, et diskrimineerimist et ei oleks, et oleks ligipääs üldse interneti taristule. Ma tean, et Women Leading AI rühmituse järgi me oleme ka üritanud siis panustada ja keskenduda interneti ligipääsule, et tüdrukud ja naised omaksid ligipääsu internetile ja meil on öelda, et see järgib neid põhimõtteid 8D kõikide naiste ja tüdrukute võimestamise põhimõtetele ja see hõlmab siis mõtestatud ligipääsu digikeskkonnale selleks, et stabiilset arengut soodustada ning tagada sooline võrdsus. Ilma taristuta me ei saa seda teha ja kuidas me siis liigume sisukatest põhimõtetest selleni, et mida see geopoliitilises keskkonnas tähendab. Räägime nüüd teabest. Nagu ma varem mainisin, siis internet ongi ju teabekeskne. Kipume mõtlema sellele, et teave on hea asi, et peaasi, et meil on võimalikult palju infot, et langetada parimaid otsuseid. Tundub, et
see infoküllus interneti puhul on kahe teraga mõõg, desinformatsioon kahjustab demokraatiaid, valimisi, aga samal ajal sõnavabadus on põhiväärtus ja me ei taha seda piirata, eriti siin Eestis oma ajaloo tõttu. See on lihtsalt üks näide. Me oleme Euroopa Liidus üks väheseid riike, kus veel ei ole vaenukõne alast seadust, et see näitab, et kui oluline sõnavabadus meie jaoks on. Aga siin tuleb ka ligipääsu piiramise küsimus sisse. Kas täielik interneti sulgemine, sisu reguleerimine, et nii et minu küsimus seisneb selles, et kuhu tõmmata piir, et millal ja kas peaks piirama ligipääsu teabele ja suure, kas jagaksid meiega oma arvamust, sest esindad ka globaalset Lõunat ja Kesk-Aasiat. On olnud mitmeid erinevaid katseid mis on suunatud kõikidele YouTube'i kanalitele, mis on seotud ISISega. Ja see oli selline rahvusvaheline kampaania, see ei puuduta ainult Tadžikistani, vaid 2016, 2014. Enamik värbamist tol ajastul toimus läbi interneti leiti ja kohalikes keeltes siis läbi YouTube'is levitati sõnumid. Aga kui tehti uuringuid, siis aastaks 2018 vaid 1 või 2 YouTube'i kanalit töötasid, olid suunatud naistele, et tulge Süüriasse. Ja enamik oli suunatud meestele, aga see oli väga selline lihtne värbamine. Aga see, mis nüüd aset leiab, ISIS kasutab tehisaru ja nad kasutavad ja loovad uusi sõnumeid ja teevad seda kõikides kohalikes keeltes. Ja ma ei tea, mis saab seoses sellega, et ISISe esindajad Süürias võimule on tulnud, aga et kas midagi muutub, aga rahvusvahelised jõupingutused blokeerida neid kanaleid ei olnud piisavad. VPN-iga sai ikkagi ligi neile, kasutati erinevaid mooduseid sellele infole ligipääsemiseks. Nii et praegu toimub seesama. See narratiiv on palju keerukam kui varem. Kõik on kohalikes keeltes ja nad endiselt värbavad. Nii et kuidas tegelikult seda sisu reguleerida, see on pea et võimatu. Kui terve YouTube'i kinni paneksid, siis kerkib midagi muud esile ja siis nad lihtsalt muudavad kanalit ja kasutavad midagi muud. Nii et mis puudutab kodanikuühiskonda ja inimõigusi ja nii edasi, siis kodaniku avalik ruum mõned aastad tagasi aina kahanes, enamik kodanikuühiskonda läks siis virtuaalsesse keskkonda. Alguses autoritaarseid režiime see kartma ei pannud, sest neil ei tekkinud tunnet, et see kuidagi neid õõnestaks, aga siis nad said aru, et kodanikuühiskond, valitsusvälised organisatsioonid selle asemel, et 60 ühes ruumis asju arutada, veebis nüüd 6 miljoni inimesega peavad neid vestlusi, nii et see oli see mastaap. Nii et info edastus ja kriitika levib ju palju kiiremini, jõuab tohutu suure arvu inimesteni ja see tekitas neis tunde, et me peame seda ohjama ja peatama, nii et nad üritasid siis veebilehtede must nimekiri
koostati, et kuhu ei tohiks minna ja blokeeriti ligipääs internetile ja siis nad mõistsid, et sellest ei piisa, aga nad ei suutnud ka luua midagi, mis oleks piisavalt hea. Nii et senini on see kõik piiratud teatud asjadega, sellepärast et enamikel juhtudel inimesed leiavad ikkagi viisi, kuidas ühenduda ja ikkagi loevad neid allikaid, mida nad soovivad lugeda või vaadata, kui nad juba siis, ma ei tea, interneti mustas nimekirjas ei ole. Yeah, so ja nüüd enne kui me läheme publiku küsimustega edasi, siis mul on viimane küsimus, millega ma tahaksin alustada, et siis tsitaat Tim Berners-Illt, kes ütles seda, et interneti, nii nagu mina seda ette kujutan, sest me ei ole seda tegelikult veel näinud, tulevik on ikkagi suurem kui minevik. Milline on interneti tulevik, milline see peaks olema? Alustame kõigepealt teie arusaamaga, võttes arvesse arenevat tehnoloogiat ja tehisaru. See on väga suur küsimus, milline on interneti tulevik. Ühelt poolt me võiksime öelda, et tegelikult see võib olla lisasisuga, et meil on täielik info ülekoormus, mõeldes selle peale, kui palju informatsiooni meil on, siis me oleme 2,9 miljardit minutit salvestanud Microsoft Teamsis. Nii et miljardeid e-maili saadetakse igas minutis. Me saadame Snap-pilte, mida jagatakse Snapchatis. 1,3 miljardit videoklippi Facebookis ja Instagramis selle sama minuti jooksul. Ja õnneks vähem säutse. Ja ma arvan, et see annab meile selle skaala, kui suur see probleem praegu on. See on eksponentsiaalne kasv ka viimaste aastate jooksul, mõeldes ka aasta 2022 statistika peale. Ja väljakutse ongi selles, kes genereerib seda informatsiooni või mis seda informatsiooni tekitab või mis seda sisu tekitab. Kas interneti tulevik võiks olla düstoopne, ehk siis ei ole sisu loomine, mis on loodud inimese poolt, vaid see sisu on vahendatud generatiivse tehisaru poolt. See on minu esimene küsimus tuleviku osas. Kas internetil on sisu, mis on mõtet üldse vaadata? Ja teine pool sellest on meil vaja seda internetti selleks, et suhelda globaalses maailmas, nii et meil on lootust interneti juhtimisfooruse kaudu. Siis me saame tõepoolest vastata mõningatele nendele eesmärkidele ja me ei räägi ainult demokraatiast, vaid saame seda võrdselt jaotada. Nii et mõned need põhimõtted, milles just kokku lepiti, me loodame paremat interneti, et tegemist ei ole kasutajate ja sisu keelustamisega. Ja interneti kinnipanemisega mõningates riikides, aga kindlasti Konstantinos oskab siin raskata. Konstantinos juba väga rahutu. Ja ma püüan siin olla positiivne ja ma arvan, et asjad lähevad halvemaks, enne kui lähevad paremaks. Ja ma mõistan, et meil on tegemist info ülekoormusega, aga internet on enamatki. Ja varsti riigid peavad tegema valiku, millist liiki interneti nad tahavad. Ja see valik oleks siis globaalse avatud interneti vahel, mis ei ole küll täielikult selline, aga peaaegu. Või on internet, mida toetab Hiina praegu, mis on riikide keskne. Ja me näeme, et seda valikut antakse riikidele ka praegu, kui me vaatame kaubavahetust. Ja me räägime siis kahepoolsete lepete kaudu. Hiinas on tegemist ka digitaalse poliitikaga, millega nõus ollakse. Ja riigid globaalses lõunas võtavad üle Hiina seadusi, nii et internet on vähem avatud.
ja vähem kohti inimõiguste ja võimestamise jaoks lühemas perspektiivis. Aga me usume tehnoloogiasse ja me usume ka sellesse, et taristu tähendab seda, et inimesed saavad koostööd teha. Ning me räägime siin ka varasemast küsimusest, et valitsustel on väga suur vastutus alustada haridusega varakult, mis on internet, kuidas internetti kasutada. Ma arvan, et Soome on oma õppekavasse pannud ka desinformatsiooni, valeinformatsiooni õppeaine ja siis nähti ka väga suurt langust selles, et me nägite seda, kuidas inimesed ei olnud valmis vastu võtma valeinformatsiooni. Siin ei ole mingit võlukunsti, et kõik laheneb ära väga kiiresti. Väga paljud demokraatlikud riigid tahavad seda näha, et me tahame osta sotsiaalmeedia kasutamist. Aga mida me teeme, on see, et inimesed lähevad põranda alla, kasutavad VPN-i selleks, et interneti minna. Nii et seda ei ole võimalik ära lahendada, luua selliseid massiivseid keelde, vaid me peame hakkama tööd tegema ja harima inimesi ning ja me vaatame seda, mida internet teeb ja palun olge kaasatud nii palju kui võimalik. Ja tundub, et nüüd on aeg publiku küsimuste jaoks, et tõstame käed. So everybody knows what the internet is. Kõik me teame, mis asi internet on. See oli liiga keeruline. What's really interesting is we're talking about the governance of the internet, but actually, where's the individual redress? Yep. We might have our human rights affected. Võime rääkida sellest, et internetis me näeme seda, et inimõigusi rikutakse, aga meil ei ole võimalus kellegi poole pöörduda selleks, et oma õigusi kaitsta. Kuid ma arvan, et siin on ka see lihtne asi, mis puudutab andmeid. See on väga oluline, mille peale mõelda. 2018 oli siis kogutud andmete maht oli üle 5000 aasta kogus andmeid. Ja enamuses sellest inimesed kasutavad ainult 0,5% nendest andmetest. Nii et andmete kogumine on tohutu ja küsimus ongi selles, et mis siis juhtub nende andmetega. Kuidas kõik need asjad juhtuvad, kui me rääksime eile Elon Muskist, kuidas tema pääseb ligi inimeste isikuandmetele, see on kõik seotud andmetega. Nii tema omanduses on nii palju andmeid, kui tal seda lubatakse ja kuidas ta siis seda kasutama hakkab. Ja kuhu see siis lõpptulemusena jõuab. Nii et see on väga hirmuäratav, aga nagu te ütlesite, siis inimesed peaksid ise enda eest hoolitsema, nad peavad esitama keerulisi küsimusi ja hoolitsema ise oma laste eest selleks, et näha, mis nendega toimub. Ja kui nad seda ise ei tee ja nõudes ka täiendavat, siis me ei näe sellist asja. Ja kui ma olen õigesti aru saanud, me peame esitama küsimuse selle kohta, kuidas inimesed ise saavad ära kasutada seda asjaolu, et nende andmeid kasutatakse selleks, et luua kasumit. Ja täpselt nii. Või me võtame inimesi vastutusele ja et nad ei tohi andmeid avalda. Tahtsin lisada ka selle, et mis puudutab generatiivset tehisarumudelit, tuleb ainult mõned ühe korra kasutada, koolitades, kinnitades seda ja seejärel andmed ei ole enam kasulikud. Kas on ka küsimusi? So let's then, if no questions. Kui küsimusi ei ole. Yeah, please. On see siis, Jako Kull, Eesti Kultuurikoda, mitmes aasta siin olemas, tagareas küsin. Nii, aparaadid on korras, okei, aitäh. Sisuliselt on see kokkuvõte 3 paneeli kohta, et ma esimese paneeli kohta tahtsin ka küsida või midagi rääkida, aga nüüd ma ütleks 4 asja, vist on mul äkki jääb meelde. Et suvalise järjekorras.
2 paleeri juba rääkisid, peaaegu puudutasid seda lugu, et inimühiskond elab tsükliliselt. Me peaksime seda rohkem meenutama ja endale selgeks tegema, et see ei ole midagi uut, mis meiega juhtub, seda on ennemgi juhtunud, seda saab alati juhtuma. Kui juhtus, et tuli Trump, seda oli ette suhteliselt teada, kes vähegi viitsib sellega tegeleda. See on poliitiline küsimus, kõik geograafilised ja muud vaimsed teemad, need on kõik tsüklilised. Aitüma. Teine asi on see, et me räägime sõjast. Kristlikus maailmas, vabandage, kui ma tulen seda juurde, et piibli algusest peale on sõda. Kain ja Aabel. Sõda läks lahti. Ja siiamaani sõda käib, on ju. Kui ma tulen repliigiorase juurde, nüüd interneti juurde, siis ärge pange pahaks, eks see on ka üks selline sõjaliike. Just räägite andmetest, on ju. Me anname vabatahtlikult andmed ära. See on selline soft sõda, eks ole, mahesõda. Niimoodi. Siis ma tahtsin öelda veel, et 2 asja, et kogu selle asja juures, mis me siin täna räägime, tuleks iga inimene ise ikka mõtlema selle peale, et mis meist saab peale surma. Nii. Üldse pole tähtis, mis me siin praegu räägime, aga tähtis on see, mis edasi saab. Sellest me ei ole siin rääkinud. Ja kolmandaks, triviaalselt, retooriliselt, ärge pange pahaks, ma olen seda paar korda eelmistel aastatel rääkinud, et tõepoolest me räägime inimõigustest, aga kui me ei räägi paralleelselt inimkohustustest, millest ka täna juba üks Ukraina inimene vist rääkis siin korra, ja sootuks, kui me ei räägi õiglusest, saate aru, mis õiglus on, siis ei ole ka nagu lootust, et midagi erilist paremaks hakkab minema. Ja kes me need meie oleme, need ei ole valitsused ega riigid, need on inimesed. Et see sõnakasutus on ka tähtis alati, et ettevõtted ei loo mitte midagi, vaid inimesed loovad midagi. Valitsused kehtestavad, valitsust ei kehtesta, inimesed kehtestavad ennast üksteise ja teineteise suhtes. Vabandage, kui ma rääksin midagi triviaalselt, andke andeks, kõike head. So who wants to take that one? Kes tahab vastata? Ma arvan, see oli retooriline teema. Aga samas see tõstatab selle punkti, mida ma tahtsin öelda. Et kui me räägime internetist, siis meil on kalduvus uskuda, et me võime kasutada tehnilisi lahendusi selleks, et lahendada ära ühiskondlikke probleeme. Ja me ei saa aru, kus kohast see tuli, aga see on päris rumal. Sest väärinformatsioon, desinformatsioon eksisteeris ka enne interneti, vihakõne oli enne interneti. Ja kõik need asjad, kõik need hirmsad asjad, lapspornograafia oli ka enne interneti. Ja mida internet on teinud ja mis on ka nüüd olukorda muutmas, on just eskaleeritavus. Just praegu me räägime ka inimestest, kes levitavad desinformatsiooni Kanadas ja keegi Uus-Meremaal võtab selle, laseb selle ringlusesse ja siis ongi globaalne. Aga lisaks sellele on kõik inimkäitumised, ühiskonna probleemid. Ja ma arvan, et kui ühiskonnad ei saa kokku ja püüa neid asju ära lahendada, siis me ei saa korda asju saada, pannes seadusi paika või rünnates interneti või püüdes kasutada tehnoloogiat, kas on tehisaru või mingid muud hirmsad asjad, selleks, et me saaksime need asjad probleemid ära lahendada. Hommikul lugesin seda, et Ühendkuningriigi valitsus nõuab, et Apple'i krüpteering oleks sisse murtav, et saaks kurjategijad kätte. Me kasutame tehnoloogiat ja mõned valitsused kasutavad tehnoloogiat, see on lihtsam seda kontrollida. Aga kuidas varem siis enne interneti kurjategijad kinni püüdi, teostati juurdlusi ja nüüd tundub, et see on midagi muud, sellepärast et andmed on lihtsam kätte saada ja lihtsam on siis minna ja inimesi vahistada. Nii et see on seotud tegelikult haridusega, sellega, millist internetti me soovime, millist ühiskonda ja me tahame, et internet ja ühiskond areneksid käsikäes. Ja Trisha ütles seda ka, et tehnoloogia ja internet on võimuvahendid ja kes neid võimuvahendeid kasutab, need on inimesel.
see ei puuduta ainult kasutamist, vaid ärgem ajagem kontrolli ja valitsemist omavahel segamini. Sellepärast me räägimegi mitme osapoole valitsemisest ja millised on õigusi austavad ja ka mõistlikud viisid, kuidas valitseda ja kuidas ka mõju avaldada, mida me soovime saavutada, sellepärast et kui me räägime kogu aeg kontrollist, siis tulemuseks on selline suveräänne internet nagu Hiinas, et jõutud teatud vabaduse piirideni ja digiruumis tegevuse piiramiseni, nii et ärgem neid omavahel segamini ajage, on võimalik valitseda seda tööriista ja neid platvorme, aga me peame leidma nutikad viisid, kuidas seda teha. Aga ma arvan, et siin on 2 asja. Esiteks osaluspõhine valitsemine ja algusest peale kodanike ja kasutajate kaasamine, kes seda kasutama hakkavad, aga võimaldava keskkonnana meil on vaja korralikku avatud ühiskonna arutelu, millise interneti me soovime, millise tööriistu ja ühiskondi me soovime, millised on need väärtused, millel ühiskond seisab, sest nagu varem mainiti, siis ettevõtted koosnevad inimestest ja inimestel on omad väärtused, nad toovad nendega kaasa. Ja minu meelest on üleilmselt natukene see suund käes kadunud, nii et ettevõtted ei ole isegi eetilist keelt, et mis on kohustus, mis on väärtuse hinnang, kõik need eetilised väärtused, mis on vajalikud selleks, et tagada inimõigusi, kaasavad mitmekesist kestlikku tulevikku üles ehitada. Meil on vaja ühiskondlikku arutelu ja siis meil on vaja aidata inimestel osaleda, sest ma arvan, et on kaotatud usaldust valitsemise ja organisatsioonide ja valitsuste vastu ja on ka tehnoloogiaettevõtete vastu usaldus kadunud. Suur tänu. Ma arvan, et on oluline mainida seda, et see on kõik ju seotud inimkäitumisega. Ja Hiina osas, Hiina toodab tehnoloogiat ja viib nendele riikidele ja annab neile. Nendel riikidel ei ole raha. Nad lihtsalt võtavad kingitusena selle vastu. Mõne aja möödudes tehnoloogia vananeb, vajab hooldust või asendust ja siis Hiina ütleb, näiteks Huawei, et te peate selle eest maksma ja raha ei ole. Mis siis juhtub nende valvekaameratega? Neid ei vahetata välja. Nii et need andmeid ei koguta ja nii edasi. Nii et ma tahan öelda seda, et asjad on tehtud inimeste poolt. Ja nagu ikka inimeste tehtud asjade puhul, algus on hea ja siis edasi läheb juba vana rada pidi. Suur tänu teile kõigile ja lõpetuseks tahaksin öelda, et täisringiga tulla tagasi düstoopia teema juurde, siis mulle tundub nii, et meie ees on kaalud, milleni me kuidagi ei jõua, et nendel kaalukausidel on utoopia ja düstoopia ja praegu liigume düstoopia suunas ja internet on düstoopia kaalukausil hetkel, proovime ta siis teisele poole tagasi viia. Aitäh kõigile.